Tere kõigile! Alustame siis tabelarvutuse mooduliga ehk siis täpsemalt Microsoft Exceli tutvustusega. Ja esimene kohtumine on meil seotud siis üldise sellise Exceli struktuuriga tuttavaks saamisega ja vaatame selliseid esimesi väiksemaid samme, mis siis siin Excelis teha on võimalik. Kõigepealt me teame, et Excel koosneb siis, Excel on ise rakendus, ta koosneb töövihikust ja töövihikus on siis erinevat tüüpi lehti. Kui te näete, siis siin ekraanil on kohe näha, et meil on siin hästi palju erinevaid lehti ja siin all on need sakid. Ja tal on olemas veel diagrammilehed. Diagrammilehed võivad olla või mitte olla. Töölehti on alati vähemalt üks. Tavaliselt, kui te avate täiesti uue lehe, siis on seal kuskil 3 lehte. Ja lisaks on selline VBA projekt ehk siis võimalik siis ka programmeerida. Ja kui me vaatame, missugused on nende lehtede põhiomadused, siis kõigepealt töövihikule saab panna nime. Selle nime panemiseks siis on 2 varianti. Ma kohe näitan ära, kas te teete topeltklõpsu siin saki peal ja kirjutate siia näiteks uus leht. Nii, ma praegu kustutan ära, panen siia ikkagi tagasi selle nime, töövihik. Või siin Excelis töötab samamoodi selle hiire parem klahv, lähete parema klahviga siia peale ja te näete, mida kõik selle töölehega teha saab. Ehk siis konkreetselt nime muutmiseks vajutate rename ja täpselt samamoodi muutub aktiivseks see tekst siin töölehe peal ja saate muuta. Nüüd vaatamegi seda, kui parema klõpsu teete, siis siin on võimalik kustutada lehte, kõigepealt lisada lehte, kustutada lehte, ümber nimetada, nüüd liigutada või kopeerida. Mis erinevus siin on? Kui te liigutate, näiteks siin on näha kõik, aknas on näha kõik selle töövihiku lehed. Kui te liigutate, te saate paigutada ta kuskile see ette, taha või vahele. Kui te tahate koopiat teha, näiteks te tahate võtta täiesti uue töövihiku ja teha siis sinna koopia, teeme selle kohe ära. Okei, nüüd te näete, mul on täiesti uus töövihik, mille nimi on siis Book 1 ja tal on siis ainult üks leht, seesama töövihiku leht. Ja samas ma saan näidata, et jäi siis alles seesama leht jäi alles ka selles loeng 1 Microsoft Excel ülevaade. Nii et selliselt on võimalik teha siis neid muudatusi. Ma võtan korraks tagasi selle Book 1, sest siin on mul nagu lihtsam neid erinevaid asju näidata. Vaatame, mis veel saab teha. Saab siis ümber nimetada, kopeerida, saab vaadata, kas sellel töölehel on mingi kood taga. Antud juhul ei ole. Nii, siis saab salvestada. Töövihikud saab salvestada, nii salvestame file save as. Need on sellised võib-olla väga lihtsad asjad, aga käime nad üle. Juhul, kui on inimesi, kes seda Excelit väga hästi ei oska, valite koha, salvestate minu vihik, et siis tuletan ka meelde, et kui esitate töid, siis alati pange ka perekonnanimi taha. Saate siis avada, siin on nii, saab kaitsta lehte, nii. Selle kaitsmise kohta me räägime natuke hiljem. Saate siis kaitsta kas tervet lehte või osaliselt lahtreid. Nii, saate unprotect jälle kaitse ära võtta. Siis saate nendele lehesakkidele valida värvid. Näiteks ma teen siit move or copy, teeme siia koopia veel ja näete, siin teeme mingi teist värvi saki. Nii. Saab peita lehti, aga siis te peate ise teadma, sest nad siis nähtavad teil ei ole. Aga kui te näiteks peidame selle ära ja nüüd võtame unhide, siis on näha need lehed, mis teil on peidetud ja saate nad jälle nähtavale tuua. Saab kõik lehed korraga ära märgistada
ja saab siis linkida selle lehega. Nii et noh, siin on nad põhimõtteliselt ka kirjas ja on võimalik siis ka printida. Nii, panen selle siit kinni ja vaatame edasi. Ja töölehele, mis siis töölehele on võimalik, töölehele on võimalik lisada diagrammi, kujundeid. Töölehel on siis üle 65 000 rea, 256 veergu, lahtriplokk, see on siis selline, ütleme, ühendatud lahtrid, niiviisi. Nii. Enne nüüd veel näitan, et te näete, et minul on siin valge taust ja kui teie Exceli avate, siis teil on ruuduline taust. Nüüd need ruudud saab tagasi panna siit menüüst View, kui te klõpsate Grid Lines. Et kui võtta Grid Lines välja, siis on teil samasugune valge leht nagu minul. Siin on siis need töövihiku peamised omadused. Töölehtede peamised omadused, nagu ma teile ütlesin, saate töölehele nime panna. Nii, seda me juba ka vaatasime, lehti saab grupeerida ja siin on siis üks oluline moment, et kui te tahate grupeerida mitut lehte ja hoiate all Shift-klahvi, Shift, see on siis nool üles klaviatuurilt ja klõpsate, siis näete, teil grupeeris kohe 5 lehte ja milleks seda vaja on, seda vaatame natuke hiljem, see on juhul, kui te tahate midagi teha kõikidel lehtedel korraga. Ja lahti saab sellest, kui lähete suvalisele töölehele. Ja kui te hoiate Control-klahvi all, siis te saate ükshaaval lehti märgistada. Ja jällegi saate siis teha nendel lehtedel siis mingeid tegevusi ja need tegevused tehakse korraga kõikidel lehtedel. Ja lahti saate jälle nii, kui te siis kuskil väljaspool seda töölehte teete klõpsu. Nii, lahtriplokist ka rääkisime. Lahtriplokiks nimetatakse kas siis ühte tulpa, ühte rivi. Nii, ja põhiomadused siis lahtritel on see, et kui te olete kuskil lahtris, nii, lähme home, olete lahtris sees, ma teen ta, märgistan ära, siis kui näiteks värvime ta sinna ära ka, vot sellest kollasest lahtrist ma räägin, siis näete, teil on siin olemas valemiriba ja siin on ka tegelikult selline nimelahter või aadressilahter, ehk kui ma olen kursoriga kollases lahtris, ma näen, et sellel kursoril või sellel lahtril on aadress U24. Hiljem näete, siin on all mul terve hulk nimesid, tegelikult lahtrile saab ka nimesid panna, aga sellest räägime natuke hiljem. Ja kui ma märgistan ära mingisuguse, nii, ma nüüd vedasin seda siin, mingisuguse piirkonna, nii, siis kui me klõpsame sellel piirkonnal, siis tegelikult, nii, ma märgistan tagasi selle kollase, et oleks aru saada. Näete, see kollase aadress on U25 ja kui te märgistate ära piirkonna, siis siin nii-öelda nime või aadressi lahtis on selle kollase ehk siis vasakpoolse nurkmise lahtri aadress. Nii, ja lahtreid, nii. Lahtrid saab märgistada, siin saab lohistada, saab nii-öelda vormindust ja aadresse ja valemeid kopeerida. Ja on võimalik siis lisada lahtreid. Nii. Ja siin on võimalik siis panna headings, ehk siis jällegi mul oli see väljas. Saate siis lisada lahtreid juurde, kuhu te tahate. Näiteks märgistame siit selle veeru ära, lisame insert ja näete, meil tekkis üks veerg juurde ja sama saate siis siit teha siis insert ja tekib üks rida juurde. Ja siis on vaja teada, et veerud on tähistatud üldjuhul tähtedega ja read siis numbritega. Ja sellest tuleneb ka lahtri aadress, et kõigepealt võetakse alati siis veerutähis ehk siis täht ja siis reatähis ehk number. Ja see lahter asub siis veeveerus lahtris 26. Nii. Ja kogu vormindamine toimub siis siit menüüst home alt.
aga vaatame seda siis jällegi natuke hiljem. Ja kui tahate kustutada, siis saate kõigepealt raamid ära võtta, värvi ära võtta ja ongi teil endine pilt tagasi. Nii, nüüd erinevad tüüpi andmed on Excelis. On lahtriandmed, need on need, mis siis märgitakse konkreetsesse lahtrisse, need on siis kas tekstid, arvud, ajaväärtused või tõeväärtused. Ja siis on need sellised andmed, mida loetakse ka andmeteks, mis paiknevad töölehe pinnal ehk teisisõnu nagu objektid. Ehk siis diagrammid, joonised, pildid, erinevad heli- või videoklipid või mõned teised rakenduste objektid. Kui me räägime siis lahtriandmetest, siis nagu ma ütlesin, te saate siia arvulisi andmeid panna, saate kirjutada teksti, saate lisada kuupäeva. Nii, ja saab siis tõeväärtusi true ja false kasutada. Nüüd iga tüübi jaoks on siis ette nähtud teatud tehted ja operatsioonid ja siis väärtuste diapasoon, see puudutab siis peamiselt reaalarva. Samuti, kuidas need väärtused on siis esitletud või kuvatud. Kui me räägime arvudest, siis siin kehtivad kõik sellised tehted, nii nagu me siin igapäevaselt teame, siis pluss, miinus, korrutamine on siis tärn, jagamine, kaldkriips, astendamine, selline katus ja protsent. Ja on võimalik teha siis võrdluseid, võrdub, siis näete 2 noolt vastamisi või avatud nii-öelda nokad vastamisi tähendab ei võrdu, väiksem, väiksem võrdne, suurem, suurem võrdne. Näete, võrdusmärk kirjutatakse väiksema või suurema taha. Ja lisaks erinevad matemaatikafunktsioonid. Nüüd ka tekstidel on tehted. Tekstidel on siis selline liitmis või ühendamis või sidurdamistehe ja on siis võimalik võrrelda teksti ja on olemas ka tekstifunktsioonid. Ja ajaväärtustega on võimalik samuti tehteid teha, nii et ühest ajast lahutada teine aeg ja nii edasi. Ja aja arvamine, veel oluline informatsioon, algab 1. jaanuarist aastast 1900. Nii, ja on olemas siis ka veel loogikafunktsioonid ja true ja false. Ja kui rääkida arvudest, siis te peate teadma, mis tüüpi keeleseade teil on. Kui teil on eesti keeleseade, siis arvudes kasutatakse koma, kui inglise keeleseade, siis punkti. Ja kuupäevade puhul samamoodi, eesti keeleseade puhul on punkt päeva, kuu ja aasta vahel ja inglise keeles kaldkriips. Ja loetelu puhul siis samuti eesti keeles semikoolon, inglise keeles koma. Kui me räägime valemitest, siis kõige tähtsam on teada see, et kui te lähete siis vastavasse mingisse lahtrisse, kus te hakkate valemit sisestama, siis valemi sisestamine algab võrdusmärgiga alati. Ja võite siis otse siin lahtris sisestada või lähete, näete siia valemi ribale ja kirjutate võrdusmärgi, näiteks 2 + 3 ja liidab ta kokku. Kui ma kirjutaksin ilma võrdusmärgita, siis on tegemist tekstiga ja siis jääb lihtsalt 2 + 3. Ja oluline on siis ka tegelikult järjekord. Ja ma korraks lähen tagasi nüüd eelmisele. Ahah, siin allpool on ka kirjas. Nii, ja kuidas siis märgitakse? Näete, siin on mõned näited valemitest. Et kui te muidu kirjutate näiteks 2x lihtsalt kirjalikult, siis valemis tuleb kõik välja kirjutada, tulebki 2 korda x ja nii edasi. Ja jutumärkide vahel on siis tavaliselt tekst. Nii, ja lahtritele võib viidata siis nii aadressidega, nimedega, aga on ka nii-öelda funktsiooni viited ehk funktsioonid. Ja kui me räägime siis tehete järjekorrast, siis tegelikult tehete järjekord on kõigepealt liitmine, lahutamine, siis korrutamine, jagamine, siis astendamine ja siis protsent. Ja kui nüüd keegi ei leia üles astendamise seda katuse märki, siis enamus klaviatuurde puhul peaks siis alt 94 töötama, aga et ma usun, et te leiate kindlasti selle üles ja kuna te kõik olete juba ka ChatGPT-d proovinud, siis ma arvan, et võite sealt ka täpselt uurida, kuidas see käib. Ja tekstitehe on siis sidurdamise tehe, siis sellise märgiga ja võrdlustehtedest me ka juba rääkisime.
ja sulgusid kasutatakse siis tehete järjekorra määramiseks, nii nagu siis ka matemaatikas ikka, ja lisaks siis funktsioonidel, enamus funktsioonidel käivad järgi siis sulud, välja arvatud siis mõned funktsioonid, nendest me räägime täpsemalt. Pi puhul on näiteks tegemist siis tühjade sulgudega ja on veel näiteks today selline funktsioon, mille siis ka ei panda ja now, mis siis ajafunktsioonina ja kuupäeva funktsioonina, kuhu siis ei panda sulgudesse väärtuseid. Nii. Ja siis saamegi vaadata, et mis on siis nende tehete prioriteedid, et kõige tähtsam tehe on siis protsent, seejärel on astendamine, seejärel on korrutamine ja jagamine ja seejärel on liitmine ja lahutamine. Ja siin on siis näha ka kuidas neid valemeid võiks sisestada või tuleks Excelis sisestada. Siin eespool on näha see valemi kuju, kuidas te teeksite seda kirjalikult paberil ja see on siis näha, siin kõrval on näha, kuidas seda valemit sisestada siin valemi real. Et seda saate siis iseseisvalt uurida. Ja siin on siis näha ka, kuidas toimub radiaanide teisendamine kraadideks, minutiteks ja sekunditeks. Ja veel mõned siis funktsioonide näited ja selgitused, kuidas neid kasutada. Seda saate siis rahulikult iseseisvalt tutvuda. Nii, ja kui räägime ajaavaldistest, siis nagu me rääkisime, saab siis ka ajaga teha operatsioone. Nii. Ja näiteks siin on siis mõned näited toodud, mida te saate siis ise proovida. Näiteks, nagu ma ütlesin, siis selline funktsioon nagu now. Proovime kohe järgi, näete, et ilmub siia siis selline funktsioon. Te võite tegelikult minna siia now funktsiooni peale, vajutada lahti ka selle funktsiooni akna, aga nii, now. Nii, kui ma lihtsalt now panen, nüüd kui teil ilmuvad sellised trellid, tähendab lahter on liiga väike, siis te peate tegema topeltklõpsu ja näete, et teil ilmub siis siia kuupäev ja kellaaeg. Nii, ja proovite järgi siis now miinus näiteks 1. jaanuar 2001. Ja täpselt nii kirjutategi. Nii, ja tekkiski viga ja põhjus on siis see, et mul on tegelikult tegemist ikkagi ingliskeelse klaviatuuriga ja ma pean siia vahele panema kaldkriipsud, kui teil kodus on tegemist nii, siin ongi see probleem, tegemist siis eestikeelse rakendusega ja siis teil on vaja siis neid punkte kasutada. Nii, ja siin on mul siis näites on sama viga. Nii, ja siin on näha siis, kuidas see peaks välja nägema, et nüüd on mul kõikides vaja siis ära parandada, et see sõltuvalt nüüd arvutist, kus mul seadistus on eestikeelne ja kus siis ingliskeelne. Nii, mis siin nüüd juhtus? 2002 miinus today 2027 paneme siia. Nii. Ma pean siit ka, nii. Siin ma pean kasutama siis punkti. Nii, nüüd on kõik korras. Nii, ja on võimalik siis lahutada mingist kuupäevast. Tänane kuupäev, today on siis tänane kuupäev. Saate ise proovida järgi. On võimalik mingist kellaajast lahutada teine kellaaeg. Näete, kui te klõpsate siin lahtris, siis ilmub see valem siia valemi reale. Ja on võimalik siis tänasest päevast 100 päeva edasi arvestada, nii et today annab siis just nimelt tänase kuupäeva, nii et 100 päeva pärast on meil 5. juuli 2025 ja 100 päeva tagasi oli meil siis 17. detsember 2024.
Nii, ja vaatame korraks siia tagasi siis, et kus meil olid need andmed, ehk siis tegelikult, nagu ma ütlesin, et siis kui ingliskeelne seadistus on, siis kasutatakse arvude puhul punkti, kuupäevades kaldkriips ja loetelu puhul siis koma. Ja kui teil on eestikeelne seadistus, siis kasutatakse arvude puhul koma, kuupäevade puhul punkti ja loetelude puhul siis semikoolonit. Nii, ja siin on siis veel harjutamiseks mõned ülesanded. Saate siis ise proovida. Nii et kui kellelgi ka ei töötanud need lahtrid, siis te teate, et teil järelikult tegemist on ingliskeelse seadistusega, siis need, mis siin olid koolonid, tuleb siis kaldkriipsudeks muuta. Ja siin on siis mõned võimalused veel, saate ise siis harjutada. Nii. Nii, siit te saate siis kontrollida näiteks vanusepäevades ja aastates. Saate siia sisestada oma sünnikuupäeva. Noh, näiteks selline ja siis saate teada, palju teil aastaid siis on. Nii, ja saate proovida ise siia neid valemeid julgelt sisestada. Nii, ja tekstifunktsioonid, nagu ma ütlesin, siin on siis tehted tekstiga on ka funktsioonid olemas, aga praegu vaatame tehteid, on siis sidurdamistehe ja see käibki niiviisi, et võrdub. Ja nüüd hakkame kohe õigesti harjutama, et kui teil on mingi tabelis ja mingis tabelis on väärtused, siis ma ei soovita näiteks kirjutada siia C5, vaid klõpsata vastavas lahtris. Nii, siis märkida sidurdusmärk. Seejärel, kui nüüd võiks kohe teha, näiteks proovime Jaan ja vaatame, mis meil tuleb. Nüüd tuleb kask Jaan. Meil on vaja siia tühikut vahele ja sellepärast me paneme klaviatuurilt tühiku ja paneme uuesti selle sidurdustehte. Nii, mis nüüd juhtus? Tekst märgitakse siis jutumärkide vahele, nii, ja nüüd sidurdustehe. Nii, ja nüüd on kask Jaan. Ja nüüd saate ülevalt alla kopeerida ja on teil siin Tamm Mari. Või kui te tahate teha Jaan Kask, siis siia klõpsate siis selle eesnime, siia perekonnanime. Nüüd on teil Jaan Kask ja kopeerite ülevalt alla on Mari Tamm. Nii et proovige ise. Nii, ja siis on siin ka tekstifunktsioonid ehk siis vasakult võimalik siis eraldada mingi hulk märke, paremalt siis on võimalik keskelt eraldada siis mingi hulk märke alates mingit konkreetsest märgist. On võimalik teksti pikkus leida, on võimalik ka siis ASCII koodile vastav märk leida, on võimalik kõik tühikud tekstist eraldada ja on võimalik siis leida siis seda, mis positsioonist alates siis tekst 1 sisaldub tekstis 2 ja hakatakse otsima positsioonist M. See on juba keerulisem funktsioon ja nüüd selle sidurdusmärkide asemel on funktsioon concatenate, mis siis väga lihtsalt liidab selle teksti kokku. Nii, ja vaatame. Meil on siis tekst tere hommikust, vaja leida siis teksti pikkus. Paneme jälle võrdub. Teksti pikkus on funktsioon len. Tegelikult kui siia järgi panna nüüd sulud, nii, ja siis nii, ma ei tahtnud helpi. Nii, olen siin funktsioonis ja klõpsan siin funktsiooni märgil, siis avaneb funktsiooni akel. Ja nüüd tegelikult siia teksti asemel tuleb märgistada ära lahter, kust te teksti pikkust tahate leida ja näete 14 tähemärki. Eralda tere
Nüüd te peate otsustama, et kas te tahate paremalt või vasakult eraldada. Meil on vaja siis vasakult eraldada. Kasutame siis funktsiooni left. Läheme siia funktsiooni reale. Siin on siis avaneb selline funktsiooni aken, kus see on tegelikult spikker teile. Klõpsate tekstil ja mitu tähemärki te siis vasakult tahate eraldada, ütleme 4 ja tere. Ja hommikust siis samamoodi, aga saate teha seda siis nii, siis paremalt. Nii. Paremalt ja tekst jälle klõpsate tere hommikust ja siit siis 9 sümbolit. Näete, siin näete tulemust hommikust. Leida, kus asub tühik, see on siis otsimise funktsioon. Näete find. Nii, leida, kus asub find, võtame funktsiooni find. Nii, jälle oma töö lihtsustamiseks klõpsate siin. Nii, nüüd, mis teksti te otsite? Me otsime tühikut. Klõpsategi lihtsalt siis tühiku peale. Ta ise paneb need jutumärgid sellele ümber. Kus tekstist? Klõpsate teksti peale. Mis sümbolist alates te otsite? Esimesest sümbolist alates ja okei. Ja näete, et tühik asub 5. positsioonil. Ja nüüd on vaja ühendada tekst siis see tere ja hommikust ja lisada hüüumärk. Ja nüüd kasutame siis funktsiooni concatenate. Näete, ta annab teile põhimõtteliselt siia ette ka selle võimalused, mis on nii. Ja mis tekst ühendada? Nii, ühendame tere. Siis paneme tühiku klaviatuurilt, siis hommikust, siis nüüd enam tühikut ei pane, vaid paneme kohe hüüumärgi järgi. Nii. Ja hüüumärgile peame panema jutumärgid ja näete, siit on näha tere hommikust. Nii et see concatenate on tegelikult väga mugav teksti ühendamise funktsioon. Nii, loogikaavaldused. Võrdub, väiksem võrdne, suurem võrdne, siin on selgitused lahti kirjutatud. Siis funktsioon if kohta on meil eraldi väike videoklipp, nii et seda me hetkel vaatama ei hakka. Siis operandid jagunevad konstantideks. Konstandid on siis sellised väärtused, mis ei muutu. On olemas siis arvulised konstandid, tekstilised konstandid, ajakonstandid ja loogikakonstandid. No ja siin on ka jälle mõned näited, kuidas neid valemeid siis kirjutada. Ja lisaks on olemas siis muutujad, mis muutuja ongi sõnast, see on siis muutuvad väärtused. Ja on olemas siis lahtritel aadressid ja on olemas nimed. Et kui te siin vaatate, et mõnes valemis on kasutatud aadressi B2 või B3 või E50, aga siin allpool näiteks te vaatate, et palgid, see on lehe nimetus, et on võimalik kasutada siis ka lahtrile panna nimesid. Ja funktsioon, see on siis mingi protseduur või programm, mis siis leiab konkreetse väärtuse. Ja Excelis on siis väga palju erinevaid sisefunktsioone ja on võimalik ise siis veebi abil kirjutada funktsioone. Ja pöördumine funktsiooni poole me juba vaatasime, kõigepealt siis võrdusmärk, siis valite funktsiooni ja sulgudes on tavaliselt argumendid. Ja argumentideks võivad olla siis lihtsalt konstandid või siis ka mingisugused muutujad. Ja nagu ma ütlesin, on siis mõned funktsioonid, millel ei ole muutujaid, see on siis be, siis on today, now ja siis on tegelikult ka random, mis siis võimaldab leida selliseid juhuslikke arve. Ja funktsioonid jagunevad siis erinevatesse kategooriatesse. Kui te lähete siia funktsiooni märgi peale, siis te näete, kui palju on erinevaid siis kategooriaid. Saate siit valida.
saate valida või siia trükkida, missugust funktsiooni te tahaksite, näiteks maksimum, nii, go ja siis ta leiab teil selle funktsiooni üles. Nii. Ja lisaks on siis olemas veel, nii et on olemas matemaatikafunktsioonid, mida me teiega vaatame, loogikafunktsioonid, kuupäevafunktsioonid, tekstifunktsioonid, statistilised ja ka otsimis- ja viitamisfunktsioonid. Nendega me kõigega siis ka veidi hiljem tegeleme. Nii, diagrammide puhul siis diagramme saab lisada. Et seda me vaatame ka eraldi, on võimalik siis erinevaid graafikuid teha. On võimalik erinevaid objekte joonistada, noh, see on lihtsalt näide, mida kõike on võimalik siis ka Excelis teha. On võimalik pilte lisada, kas siis lihtsalt insert picture, see on siis mingi pilt laete üles, mingi objekti, mingi ikooni, 3D mudeli, screenshoti, et siin on siis hästi palju erinevaid võimalusi. Ja nii nagu Wordis on siis siin samamoodi olemas valemiredaktor, on siis näete siin insert symbols ja siis avaneb teil selline valemiredaktor, nii nagu te Wordis saite teha. Nii, ja kui nüüd edasi lähme vormindamise juurde, siis jagunevad tegevused siis lahtrite vormindamisest ja siis veergude ja ridade vormindamine. No lahtrite vormindamine, need saab siis kas ühe ploki kaupa täita või ühe lahtri kaupa või siis terve hulga lahtrite kaupa. Ja siin on siis, kui te tahate vormindada, siis tegelikult kõik need vormindus erinevad variandid asuvad siis menüü Home all. Siin saate siis näiteks teksti vormindada, teksti tüüpi, teksti stiili, saate siis tähemärgi suurust, siis saate paksu trükki, kaldkirja, joonitud ühekordne, kahekordne joon, siis ma juba näitasin, kuidas te saate siis lahtrile lisada siis raame või siis panna selline üks jäme raam ümber, tahate eraldi välja tuua. Siin on võimalik siis nii-öelda lahtreid täita või siis muuta siis ka tekstivärvi. Nii, siis lahtri joondus ja üks hästi oluline, mis siis ma tahan teile näidata, nii et ma kirjutan siia teksti pikkuse muutmine. Et nüüd on mitu varianti, kui teil on väga suur tekst, siis näete, te saate siit tegelikult valida teksti murdmine. Nii, siis te saate, nii, võtame selle tagasi, muidugi siin undo ja redo nupud on hästi abiks. Siis te saate näiteks, kui te tahate, et mitme lahtri peale oleks, siis saate ühendaja joonda keskele. Nii, siis on võimalik ja unmerge on siis jälle lahtrite nii-öelda tagasi ühendamine. On võimalik teksti suunda muuta. Nii, siis sinna, kus teil parasjagu vaja on. Nii. Ja siin siis on, kui te klõpsate siin sellele noolele, siis avaneb terve suur siis vormindamise, lahtrite vormindamise aken, kus siis saate valida, kas tegemist on siis tekstiga, vabandust, tekstiga, näed ikka läinud tekstiga või siis numbriga või siis kuupäevaga, ajaga ja nii edasi. Nii, siit saate muuta siis ära, kui te tahate näiteks Eesti, siis saate muuta Eesti vormingut. Nii, siis saate panna näiteks erinevaid väärtuseid siia taha, näiteks euro. Siin more, kui rohkem variante, siis saate siit näete erinevaid variante, missugust tüüpi te tahate.
siin on hästi palju, jah. Nii. Ja mitu kohta peale koma on, näiteks nii. Jälle, kui teil tuleb selline märk, siis kohe teete topeltklõpsu kahe veeru tähise vahel, siis läheb see veer täpselt nii laiaks, kui teil vaja on. Saate protsenti lisada. Kui teil on väga pikk tekst. Nii. Siis saate nii-öelda eraldada nii-öelda sajalised, tuhandelised ja nii edasi. Saate võtta neid komakohti vähemaks või vastupidi komakohti juurde teha. Ja kui klõpsate noolel, siis on jälle teil hästi, avaneb jällegi see lahtrivormingu aken, kus saate seda vormingut teha. Nii. Praegu sellest siis vast kõik. Pärast jooksvalt me saame kõiki neid asju veel vaadata. Ma võtan selle praegu kõik tagasi. Nii, ja lähme edasi. Nüüd arvude esitusviisid on siis ka erinevad, et general, see on siis üldiselt nii, nagu te selle arvu siis parasjagu kirjutate, siis numbri formaat on siis erinevat tüüpi, on võimalik siis ka taandada, et number siis joondatakse tavaliselt parema serva järgi. Kui teil on vasaku serva järgi, siis on tegemist tekstiga. No ja on võimalik siis protsente ja murde ka lisada. Nii, ja vaatame edasi. Kellaaegade vorming, nagu ma ütlesin, siis ingliskeelne vorming on siis kaldkriipsuga ja kooloniga on siis eestikeelne vorming. Ja saate ise tegelikult ka selle vormingu teha siit samast more number formats ja siit saate tegelikult saate siia ise näete custom all, saate ise selle vormingu teha nii, nagu te tahate, aga no üldjuhul seda vaja ei lähe, tavaliselt on piisavalt. Nii, teksti puhul ma tegelikult juba näitasin, et teksti on võimalik siis keerata ja pöörata. Nii, erinevat stiili, üla- ja alaindeksid on meil siis ka siin ilusti olemas. Näiteks tahate seda ülaindeksiks, siis font alammenüüst, siis superscript on siis ülaindeks ja subscript on siis alaindeks ja strike through on siis läbi joonimine, nii et saate siis ülaindekseid ja alaindekseid panna. Nii. Ja vaatame siis joondamist, ka joondamist me juba ka vaatasime siin. Alignment real on siis joondamine, on siis lahtrite ühendamine. Seda me teiega vaatasime ja näete, kui on selline tekst, siis klõpsate siin vahel või veate ja siis kõige parem on klõpsata, siis ta teeb selle lahtri täpselt nii laiaks, kui teil vaja on. Ja siis pööramine samamoodi. Nii, ja lahtrite ühendamine, seda ka näitasin, märgistate siis need lahtrid ära, mida te ühendada tahate ja valite siis Merchant Center. Nii. Ja siin on ka mõned asjad, mida võite katsetada ja proovime siis ka mingeid valemeid sisestada, hind korda kogus. Veel kord soovitan klõpsata lahtritel. Nii, ja valemi kopeerimine, lähete lahtrisse, siia ilmub selline alla paremale poole ilmub üks selline kastikene, selle veate ülevalt alla ja saate siis seda valemit kopeerida. Ja siin all on siis summa, mis arvutab kokku ja siin siis ei ole vaja funktsiooni kasutada, võib, aga meil on olemas siin editing alammenüüs selline summa funktsioon, mis siis kasutades saate kohe selle summa leida. Nii et kes ei ole varem kokku puutunud valemitega, siis võite siin oma kätt harjutada.
Nii, kirja puhul siis erinevad fondid, suurused, stiilid, värvused, seda ma ka juba lühidalt vaatasin. Siin on nad veel kord kirjas, interjöör, samamoodi on võimalik erinevaid mustreid lahtritele teha. Äärised ka erinevad näidised on siin välja toodud, nii et saate sellega tutvuda. Nii. Kui te tahate nüüd mitut veergu valida, siis kui te hoiate all shift klahvi, nii nagu lehtedega, siis ta märgistab mitu veergu. Kui hoiate all control klahvi, siis saate valida veerud, sama on ridadega, sama on ka lahtritega. Kui ma kontrollit hoian all, näete, ma märgistan suvalised lahtrid ära. Nii. Ja suvalises kohas klõpsades saate siis lahti sellest vormindamisest. Ja siin on siis täpsemalt juba veel natuke kirjas, et kes tahab, siis saab lugeda. Ja laiusest ja kõrgusest me juba rääkisime, te võite minna lihtsalt siia kahe veeru tähise vahele, võite vedada, aga nagu ma ütlesin, kui te tahate, et see tekst oleks täpselt nii suur, kui siin sees on, siis teete topeltklõpsu kas real või veerul ja siis ta läheb täpselt nii kõrgusega, nii laiaks ja nii kõrgeks või kitsaks kui vaja. Ja siin on ka täpsemalt siis kõik märgitud. Nii saate siis siin ka tutvuda. Nüüd enne veel, kui me lähme esimese ülesande juurde, ma näitan ära ka selle file, et kui te valite file options, mida te veel saate teha. No tegelikult on võimalik siin general osas valida, mis on teie see nii-öelda automaatne tekstifont, kui suur see font on. Siis on teil võimalik uue lehe jaoks siis selline automaatne, kuidas väljanägemine, ta on siis kas break ehk siis on näha, ma kohe näitan neid lehti ka, et kuidas on võimalik neid lehti vaadata. Ja te saate vaadata, kes on kasutaja, saate seda ka muuta, saate tausta muuta. Ja siis saate ka näiteks nii nagu Wordis oli, saate siis tumedat tausta tekitada omale, kui tahate. Nii et sellised võimalused siis siin ka. Nii, mina panen tagasi süsteemi. Ja me tuleme hiljem või vaatame siia korra veel options. Siin on valemite kohta erinevad omadused, neid ma ei soovita esialgu puutuda, aga vaatate rahulikult läbi, kes rohkem teab Excelist, võib nendega ka siin ka tutvuda. Andmete esitamise kohta, siis keeleseade on siin. Siin saab siis, siin on praegu näha mul inglise keel. Te saate siit vaadata, missugune seadistus teil on. Ja siin on siis võimalik ka nii-öelda lisada keeli. Nii. Ja customize ribbon, kui teil mingisugused menüünupud on puudu, siis tegelikult siit on võimalik need nii-öelda valida ja lisada omale siis siia, aga jällegi nii soovitan oskajatel sellega teha. Ja siis saab valida, mis teil selle kiire menüüribal on. Siin üleval näete kõige esimene riba. Siin on praegu, eks ju, salvestamine, Umdo ja Redo, aga saab siis veel midagi. Kui te teate, et mingisuguseid nuppe hästi palju kasutada, saate seda ka kasutada. Add-ins saab siia veel lisada erinevaid siis rakendusi ja siis turvalisus ka. Nii, aga ma ei soovita selle kallale väga minna. Nii, ja võtame siis ülesanne. Esimene ülesanne on teile siis selline, et te harjutate tabeli vormindamist, see on puhtalt teie enda jaoks.
vaatate font Arial, ülesanne seisneb selles, et te peate siis otsima siit sellise fondi. Nii, siit saate Tahoma, otsite teksti suurus 12. Siin siis teksti suurus 20, näete, ei ole, siis te saate siia sisse sisestada 21 ja nii edasi. Paks, see on siis bold, alla joonitud, no ja nii edasi, nii et proovige. Sinine tekst, punane taust, ilma taustata. See on siis no fill. Nii, no ühesõnaga, siin on siis vormindamine, et see on teile selline väike näpuharjutus, kes tahab proovida. Nüüd automaatne täitmine. Kui teil on vaja näiteks järjekorranumbrit, ma panen siin järjekorranumber ja siis 1, 2. Tavaliselt tuleb vähemalt nii-öelda valem ette näidata ja kui te nüüd veate ülevalt alla, näete, siis teil tekib selline numbriloend. Kui te, ehk see 2 esimest annavad põhimõtteliselt selle valemi või skeemi ette, näiteks kui te tahate paarituid arve 1 ja 3, märgistate need ära, veate ülevalt alla ja näete, nüüd on teil kõik paaritud numbrid. Paarisnumbreid 2 ja 4, märgistate ära, veate ülevalt alla, on teil paarisnumbrid ja nii edasi. Või näiteks siin on ka esimene päev, teine, näete, ta juba siin tekitas selle asja ära. Nii. Või siis näiteks jaanuar, veebruar. Nii, näete, nüüd ta ei tekitanud seda. Ja kuidas seda leida? Siin on siis mul ka see kirjeldus olemas. Et te peate minema siis File, Options, File Options. Nii, ja siis te lähete siis Advanced ja Edit Custom Lists. Ja nüüd te vaatate, näete, siin on ingliskeelne. Ja nüüd siis New List ja paneme siis, mis meil siis oli, jaanuar, veebruar, märts, aprill, see tuleb nüüd sisestada, mai, juuni, juuli, august, september, oktoober, november, detsember. Ja siia saate siis igasugust sellist loetelu tekitada, mis teil vaja on. Nii, nüüd add ja siis ta lisas selle siia. Võime teha näiteks ema, isa, poeg, tütar ja add. Nii. Ja võimalik ka kuskilt, kui teil on kuskil see loetelu olemas, siis te saate tegelikult sellega kuskilt nii-öelda üles laadida. Näiteks jah, see loetelu peab teil siis enne olemas olema. Nii, ja okei. Ja okei. Ja nüüd lähen siia tagasi ja näiteks nüüd, kui ma uuesti teen, näete, nüüd mul on siis, seda nii palju polnud vaja, on olemas. Või siis näiteks ema, isa. Ja kui ma nüüd tõmban selle loetelu, siis on need tütarpoeg. No ühesõnaga saate ise tekitada. Ja siin on ka paar ülesannet, saate siis ise kontrollida. Nii, ja siin on selgitus, kuidas me seda tegime. Ja ülesanne ka. Nii et nii palju siis sellest ülesandest. Nii et soovin teile siis edukat harjutamist.
Loodan, et saite sellest videost üht-teist põnevat teada. Nii et aitäh kuulamast!